No nii, tervist jälle, savisõbrad. Ma mõtlesin, et kuna ma rääkisin, et teeme siis nagu otsast lõpuni valmis need tassid ja peame gaasipõletuse ka, siis täna on nüüd üks päev möödas sellest, kui me panime sanga. Ja nüüd ma teen siia natukene kaunistust peale, et annan tassile enda iseloomu. Ja täna on hästi ilus kevadne ilm, et kevad tuleb. Varsti saame puupõletusi ka teha. Saan näidata teile. Nii, ma ütlen järgmine. Ma panen siia peale vaba käega. Pean näitan lähemalt ka. Ühesõnaga, mul on siuke hari, mille ma tegin ise. Siin on sellised kõrred lihtsalt seotud üksteise külge. Ja siukene tugevam kõrs. Ja siis see, mis ma siia peale panen, on mul ise segatud täiesti tavaline valge savikõrgkuumus. Ja sinna on pandud sisse punast raudoksiidi. Ja kui need gaasipõletused lähevad, siis see annab väga head efekti need asjadele. Ja nüüd ma võtangi lihtsalt, mulle meeldivad sellised jooned ja asjad kõik, aga samas ta peab olema nii loomulik, et peab olema tehtud vaba käega. Et see on nagu ühe korra tegemise vaja. Ja kui ühe korra välja ei tule, siis on tuksis. Ei, nii hull ei ole, aga põhimõtteliselt, et võtate, mina teen, aga võite ka teha proovida. Vaba käega selline, kui on sirge vorm selline, siis ta tahab sellist pikka sirget joont ka. Ja selle teemegi niimoodi, et võtame kinni ja tõmbame siia lihtsalt peale. Ja see on ausalt ka näha, et kui see joon on tehtud niimoodi nagu jubedalt nokkitud ja proovitud, et suunata meeletult seda ja see paistab välja, kui ta on niisugune vaba ja loomulik, siis ta on niisugune ilus, tunduvalt ilusam. Suunatud, aga samas lastud ikkagi sellel pintslil teha nagu ise tööd. Juhuslik ilu, ütleme nii, mis on siiski suunatud, et siukene hästi huvitav. Ja teise teeme siia poole ka. Ja polegi rohkem vaja. Ja ongi ilust asja. Ja nüüd see kuivab ära, see peale ilusti. Ja seda ma soovitan siis teha kas siis samal päeval, kui te panete sangad või järgmine päev, et savi ei oleks liiga kuiv veel. Et täitsa kuivale savile nagu ei maksa panna, siis teie kinni väga hästi. Ja kuna savi on nagu tegelikult sama, see mis siin on, lihtsalt siin on punaraudoksiid sees, siis ta haakub päris hästi. Et ei ole see muret, et ta maha kukub. Nii, ja mis ma seal räägin teile? Tegas midagi. Kui proovin teha kõik ära, siis seal läheb juba eelpõletusse mingi aja pärast. Täna on see päev ka, kus läheb autogramm siis tassi jälle. Nii, täpselt samamoodi siukene. Korra liigutate käega läbi, mis te siia teete. Ja läks. Ma arvan, me võiks teha kõik natuke erinevad ka. Sellel teeme teisele poole ka samamoodi. No, eks nad jäävad niikuinii kõik erinevad. Või see ongi ettevaatlikult, et ei puutu seda märga osa. Nüüd te teete näpuheled ka peale ja need näpuheled on ka igavesed siis põhimõtteliselt. Ta siia jääb täpselt nii, nagu ta jääb. See nüüd on kõige parem. Ma teen talle natuke veel. Võt nii. Ja väga ilmus. Eks ole. Nii. Ärge siis tehke seda väga puhtas ruumis kuskil. Mul on hea, mul on savikoda nagu ja savikoda on niisugune, nagu savikoda olema peab. Ja siis ei ole nagu seda muret, et see ei tohiks sodi maha minna või savi maha minna. Aga kui teil on mingi hästi puhas ruum, kus siis ärge proovige pritsida, sest te näete, see laud on kõik pritsmeid täis, et siis mingi õue ja tehke kuskil seal. Aga ühesõnaga, niisugune väike lühike video. Ja ega siis midagi. Katsetame, proovime, teeme igast põnevaid asju. No, nagu ma rääkisin tänase päeva ka, kus tassid saavad siis nime alla, autogrammi. Ja mina teen seda täiesti vaba käega. Mul on oma meistrimärk. Läheb põhja alla. Ja ongi kõik asja. Suur tänu, et vaatasite ja külastage muu savikoda.